Tere, minu nimi on Ramet Rohtla ja te vaatate erisaadet Meie inimesed. Täna stuudiosse on saabunud Seidi 12. B-klassist, kes enda sihikindluse, konkreetsuse ja säraga on Petersoni aktuseid rikastanud ja tervikuks sidunud. Tere Seidi! Tere Ramet! Kuidas on Petersoni kool mõjutanud sinu isiksuse kujunemist aastate jooksul? No Petersoni kool on mu isiksust väga mitmel viisil kujundanud. Esiteks ma räägiks enesekindlusest, et ma tunnen, et ma olen terve elu pigem enesekindel tundunud teistele, aga nende 3 aasta jooksul on see enesekindlus justkui nagu päriseks saanud. Ehk siis ma tunnen ka ennast enesekindlalt. Üks asi, mis seda on aidanud, on saimatundides tahvli ees käimised, samuti aktustel esinemised ja muud ettekanded, mis on olnud vaja teha. Teine asi, kuidas Peterson on mind aidanud, on läbi selle keskkonna. Ma tunnen, et võib-olla meie koolis ei ole nii palju neid õpilasi, kelle jaoks õppimine oleks sama tähtis kui minu jaoks, mis on ka loomulikult täiesti okei. Aga see tähendab seda, et ma olen pidanud enda kallal töötama ja end sundima, et ma suudaksin oma eesmärke täita, mis ma olen endale püstitanud. Ja 3. asi on enda eest seismise oskus. Ma tunnen, et kui mulle midagi ei meeldi või mulle midagi ei sobi, siis selle ma julgen ka välja öelda. Ma arvan, et seda on aidanud Maie oma psühholoogia mooduliga ja Ottensoni eesti keele tunnid, kus siis sai alatihti oma arvamust avaldada ja sellele järgnesid ka vastuargumendid. Tõesti, väga huvitav. Aga sa olid ka 12. klassis õpetajate päeva direktor. Ja kui palju sa näed enda sarnasust temaga? No ma tahaks loota, et meil on palju sarnasusi sellepärast, et Merike on niivõrd lahe inimene. Aga üks asi, mis mul kohe pähe tuleb, on õpihimu. Kui me vaatame seda, millega Merike tegeleb, siis me näeme teda võtmas osa erinevatest sündmustest. Ja tegelikult äsja hiljuti oli tal ju 6-nädalane koolijuhtide praktikaprogramm. Ja see näitab minu jaoks seda, et isegi, et ta on mõningates teemades väga kodune ja tuttav, siis ta ikkagi tahab ennast üha enam arendada ja üha paremaks saada. Ja ma väga tahan ise samasugune inimene olla, et ma kunagi ei arva, et ma tean mingist teemast kõike, vaid ma ikkagi soovin ennast edasi arendada ja järjest paremaks saada. Ja samuti tuleb mul meelde üks kõne, kus Merike ütles, et ta soovib alati igale inimesele mitu võimalust anda. Ja ta tõi seal ka näite, et kui kellelgi näiteks kooli sisseastumiskatsed ei lähe nii hästi, siis ta on ikkagi nõus selle inimese kutsuma vestlustele. Ja ma väga tahan ise olla ka selline inimene, kes ei hinda teisi ainult mingi ühe sündmuse põhjal, vaid on valmis neile alati uusi võimalusi andma. Seidi, kuidas on Peterson sinu jaoks Merikese nägu? No Merike on väga särtsakas ja mitmekülgne inimene ja ta ei võta ka elu liiga tõsiselt, et tal on alati midagi humoorikat öelda. Ja ma tunnen, et Petersonis täpselt sellised õpilased ongi ja täpselt sellised inimesed siin peakski olema. Aga mis omadusi Petersoni kool sinus enim kasvatas? No ma esimeses punktis natuke seda juba käsitlesin, aga nagu niimoodi natuke täpsemalt siis? Jaa. No ma lisaksin siia veel näiteks eneseväljendusoskuse, esinemisoskuse, organiseerituse ja ma arvan ka, et eneseteadlikkuse. Ehk siis selle nii-öelda nüüd 3 aastaga sa oled hästi palju oskuseid omandanud ja läbi selle nüüd lähed siis ülikooli ja kasutad kõiki neid oskusi? Jaa, ma püüan neid ikkagi kasutada ja neid üha enam arendada selles mõttes, et jah. Selge. Milline õpetaja on olnud sinu jaoks koolis rajaleidjaks? No see on päris raske küsimus, sellepärast, et absoluutselt iga õpetaja on ju andnud oma panuse, et ma jõuaksin selleni, et mis mind kõige rohkem köidab ja millega mina tegeleda tahan. Ja samas on igaüks neist õpetanud ka midagi selle kohta, et milles ma hea ei ole. Aga kõige enam või kõige konkreetsem näide oleks mul tuua Urmas Persitskist. Ühes tema ettevõtluse tunnis, kus me siis käsitlesime erinevaid investeerimisvõimalusi, siis me pidime seal panema kirja ühe konkreetse ja tähtajalise eesmärgi. Ja mina panin endale kirja,
et ma soovin osta oma esimesed aktsiad siis, kui ma olen 18-aastane. Ja nii ma siis panin osa oma suvel kogutud rahast kõrvale, lugesin Urmase soovitatud raamatuid ja siis umbes 6 aega enne, kui ma 19 sain, ostsingi oma esimesed aktsiad. Ja pärast seda ma olen ka püüdnud iga kuu panna umbes 50% oma sissetulekust kõrvale, et siis võimaluse korral jälle uusi osta ja see on ka Urmase soovitus. Väga niisugune huvitav investeerimiskogemus, siis niisugune algne kogemus. Aga äkki on siis Urmaselt mõni ütlus või mõte, mis sind nagu nii-öelda väga palju aidanud on nii-öelda selle 3 aasta jooksul või 2? No ütleme niimoodi, et kõige tähtsam asi, mis ma arvan, et ma sealt kursuselt õppisin, oli see, et igaüks saab sellega tegeleda. Mu vanemad on investeerimisega väga pikalt tegelenud ja tegelikult see investeerimispisik on mul olemas olnud. Aga Urmaselt ma õppisin seda, et see pole mingi täiskasvanute asi, et tegelikult noored inimesed saavad ka sellega hakkama. Ja teine asi, mis on väga oluline minu arvates üldse investeerimise puhul, on see, et sa võid investeerida ainult seda raha, milleta sa oled juba harjunud elama. Ehk siis, kui sa selle raha kaotad, siis sa ei mõjuta mitte mingil moel sinu elu. Aga näiteks, kui kaugele sa nüüd tahaksid selle investeerimisega jõuda, et kas sa nagu selline algne katsetus või sa tahad seda veel nii-öelda edasi arendada ja kuskile püüelda kuskile nii-öelda kaugemale siis veel? Jaa, ma kindlasti tahan sellega jätkata. Ma tunnen, et see, kui ma iga kuu mingi raha säästan ja siis lõpuks mõne aktsia ostan, siis see aitab mind nagu tuleviku tarbeks ka. Et mu säästud, mis mul on, või mul ongi kogu aeg säästud olemas, aga et need ei jää järjest väiksemaks, vaid tõusevad. Nii et mul on alati see raha olemas, kui mul on näiteks mõni kulutus vaja teha. Täiega huvitav. Aga on sul veel mõni niisugune hobi, mida näiteks paljud meie vaatajad ei tea? Ma arvan, et vaatajad ei tea näiteks seda, et ma tegelen hästi natukene joonistamisega. Samuti ma olen jõudnud hakata tegelema jõusaaliga, mis mulle tohutult meeldib. Ja ühtlasi mulle õudselt meeldib küpsetada. Igasugused peseed, makroonid, kõik sellised asjad lihtsalt väga meeldib. Väga ilus. Aga mida hindasid Petersoni juures õpingute alguses ja mis on sulle täna oluliseks saanud? Kõige alguses ma hindasin enim moodulõpet ja tegelikult see oligi põhjus, miks ma siia kooli tulin. Ja tänaseks on ikkagi minu jaoks väga oluline loomulikult. Ma arvan, et iga gümnaasium Eestis võiks baseeruda moodulõppel. Aga kõige enam ma nüüd hindan neid inimesi, kes siin Petersonis on. Ja ma ei mõtle ainult õpilasi, vaid kogu juhtkonda ja ka õpetajaid. Ma tunnen, et see distantsõpe on õpetanud minule, kui väga tegelikult õpetajad pingutavad, et meile teadmisi edasi anda. Mõned õpetajad teevad igaks tunniks tunniajalise YouTube'i video, mõned teevad ka huudimänge, mõned koostavad loovaid ülesandeid. Et see on tohutu aeg, mis neil tegelikult sinna läheb ja mis veel läheb selle parandamiseks, kui nad meie töid parandavad. Et kindlasti ma hindan õpetajaid rohkem. Ja samuti distantsil olles on tugevnenud ka meeskonnatöö õpilaste vahel, tahes tahtmata. Et ma tunnen, et just neid inimesi ma hindangi kõige rohkem. Väga hea vastus. Aga niisugune nüüd selline küsimus, et mis värvi on Petersoni kool sinu jaoks? No ma värvikunstis väga hea ei ole, aga ma arvan, et ta ikka oranži värvi on. Aga miks just oranž? Sellepärast, et see kajastab neid inimesi, kes siin on. Meie õpilased on nii mitmekülgsed, mõned tegelevad kunstiga, mõned spordiga, mõni on juba oma äri püsti pannud. Samuti kooli juhtkond on niivõrd särtsakas ja õpetajad on innovaatilised. Minu arvates see kõik nagu viitab oranžile. Tõesti väga oranž. Aga kus me siis võiksime sind 5 aasta pärast näha? See on väga hea küsimus. Selles mõttes, et ma ise ka ei tea, kus ma 5 aasta pärast olen. Aga mu praegune eesmärk on minna õppima ettevõtlust ja finantsjuhtimist
ja vaatame siis, kas ma selle ala peale jään ka. Suur tänu, Seidi! Aitäh kutsumast! Aitäh vaatamast erisaadet Meie inimesed ja kohtume stuudios järgmiste külalistega.